nii oleme Mairo ja Ukuga Koitjärve raba lähedal ja vaatame, kuidas me saame toime tulla nende jalanõudega, mis on praegu jalas on. Mul on praegu sellised spordijalanõud, mis on altpoolt sellise auguga, kui vesi tuleb sisse, siis ta peaks pääsema ka välja. Sandaalidega on arusaadavalt kõik lihtne. Mairol on ka sellised jalanõud, mis peaksid selle vee välja laskma, kui ta sisse läheb. Yeah. Vot. Lihtsalt nii ilus kärbseseen. Ja ennäe, siin on puravik. Siin on üks siuke võsal, mis läheb mäest ülesse enne seda raba. Aga varsti tuleb raba ja saame põlvini vee sees olla. Puud lähevad järjest madalamaks. Raba tõotab olema väga lähedal. Mul juba jalad on märjad, kuna need on siuksed jalanõud, mille talla sees on auk, ütleme, tehtud tehase poolt siukene jalanõu. Ja sealt tuleb kohe sellelt maapinnalt olev niiskus või märg kõik sisse kohe. Siin paistab ainult, et see ei ole märg, aga tegelikult see on siukene niiske märg. Aga praegu on ju suhteliselt kuiv veel, aina. Jaa. Ei ütleks, et päätsasi oleks pea kaasa võtma. See ongi sul jälle kompass saab siis või isegi põhimõtteliselt otsa. Tegelikult me võime ka otsa minna. Kui sa välja zoomid. Ma mõtlesin nagu homme saad tagasi tulla. Kui ilus. Uku on hea, kerge. Mulle tundub, palju sa Mairo kaalud? 68. Ma kaalun 4 kilo rohkem. Siis ma tundsin, et ma lähen läbi. Siin tundub väga ilus koht olevat, kuhu saaks enda võrkkiiged püsti panna. Võrkkiige, rahvusvahelise võrkkiige, ma ei tea, kasutamise päev või midagi sükest. Täna on 22. juuli. Nii, peab mõtlema, kust kaudu minna. Tundub, et sealt on selline, kuigi sealt poolt tundub ka selline kahtlane. Ega siit vist väga mingit head rada ei lähegi. Suurjärv vist on seal, kus need kõrgemad puud paistavad, eks? Vist küll, jah. Ja muidu seal ei kasvaks neid kõrgeid puid. Läheneme suurele järvele. Kõige suurema järvele siin vabas. Hingad. Seal pole luigeid.
sookured ka olemas. Nii, minu hämmok on siis praegu see türkiissinine siin. Tulevad vaiksed sääsed. Saavad aru, et siia on tulnud söök. Lõuna, õhtusöök. No vot, hakkab juba hämarduma, pimedaks minema. Võrkigi on üleval ja tõepoolest tähistame siis rahvusvahelist võrkige päeva. Järv on peegelsile, tuult üldse ei ole. Need on tõesti välja. Tõepoolest väga vinge. Siit tuleb veel teine seltskond. Kui äge. Keegi geenius on mõelnud, et kammovärvides vaiade kott on hea idee. Selle ma panin nüüd valesse kaasa. Valmistame magama minekuks. Tarvis pea kohale ja hea tööd. Päris mõnus hommik. Ja seal ka korraks käisin kusagil. Riho, see on see, millest ma räägin, et madras tuleb niimoodi ümber sinu. Mul vist nagu... Mul on ta niimoodi, et mul on endal siin üleval niimoodi, et siin üleval. Said magada siin on vähemalt kõik. Ja täitsa okei on ju. Aga sükene katuste süsteem siin. Aga midagi ei sadanud. Täiesti sajuta. Jube ja palju musikaid. Kõik kohad on musikaid täis. Nüüd on näha siit ka järve otsa ja Võrkigest.
mina leidsin muraka. Väga äge. Veel üks murakas. Ja veel 2 tükki. See on nagu teistsugune maastik kui eilegi. Kohati nagu kuivem, aga siis jälle märg. Ka päris suur järvekene või laukakene. Panen kaamera siia ja siis kõnnime seal järve kalda. See on äge, et seal on ees nagu väikene saarekene, pisikene saarekene. Siukene huvitav väli. Turvaväli. Vaba korralik turbalaks. Mitte turbolaks, vaid turbalaks. Palju kesikesi, laukaid, järvekesi. Täna on 2 kilomeetrit kõnnitud, eile siis 3. Ja see matk pole olnud jalanõude jaoks kerge. On siit nina otsad lahti löönud. Aga hakkame edasi sammuma. Pisike väike saar, kus oleks äge telkida. Arvatasime just, et see väike saareke oleks ideaalne võrkkiige jaoks. Üli palju jõhvikaid. Kõik kohad täis. Ja siin on kellegi vaulad. Aga see on pigem mõnus jahutab. Hakkas korralikult sadama. Elektroonikakoti, nende saab äkki kuidagi kahjustada. Kukun juba pikalt ette läinud. Peaks näha, mis ma kaameraga lõimun. Ikka lõunapaus. Taga on vihmapilved. Juba tuleb veel vihma. Hapniku eraldaja on ikkagi sees. Alrighty. Op. Nüüd peaks kottide peale kallama, nii. Not on happened. Ukut filmitakse iga nurga peal.
korralik vihm, me paneme tarvi püsti. Näete, kuidas ladina tuleb tarvivad ka vett alla. Nii et tarvist ei pole kasu ka keset matka niimoodi, kui on niisugune ootamatu olukord. Ja kotid on läbi liigunenud. Aga see ongi äge. Õigete meeste matkad käivad niimoodi. Mõnusam kui märk kalts ümber keha. Mis? Pani oma riided siia kuivama. Super. Ei kuiv. Siin on see märjad. Ja ikkagi märg. Vaat siukene vihmakaitse. Nüüd läks vihm üle. Aga mõnus. Kohe värskem tunne pärast sellist duši. Sest olin ülene higine. Pigem siukene mõnusam värske tunne. Lõunapaus. Taotud tulla veel mingisugune huvitav üllatus meil sealt pilvede tagant. Väike ei ole hea. Juhuu, varsti tuleb äge torm. Vaikselt orkaaniks. See on siis Koitjärve, mille järgi on nimetatud ka see raba. Meil on kuskil 3-4 kilomeetrit meie matka lõpuni. Siin on natuke rohkem puid juba. Kui ilusad murakad. Selle nimi siin on Pikk Laugas. Minu fotos on siuksed vahvad talad. See on siuke õhutusega. Ma lasen su lahti. Olgu su elu sisukam kui teiste inimeste närimine. See on mingi spordikus. Sain veel ühe parmu elusel kätte. Ma lasen sulle minna tingimusteta. Mine. Nii. Järjekordne parm. Ma lasen sinul ka minna. Mine. Läiski nii palju siin.
hakkas jälle tugevamini sadama. Aga meil ei ole enam palju lõpuni jäänud, umbes, ma ei tea, kilomeeter, 2, vähem võib-olla. Ja ongi finišisirge.